Tere, hea kaasmaalane! Rail Balticu küsimuses on justkui palju erinevaid tõdesid. Üks küsimus, mis on väga teravalt üles tõusnud, on selle projekti maksumus. 10 aasta jooksul on hind tõusnud 1,8 miljardilt siis 5,8 miljardile. Ja ainuüksi 2 viimase aastaga on 2 miljardi jagu hind tõusnud. Ja seda kõike ainult ettevalmistaval perioodil. Suurte taristuobjektidega on nii, et siis kui me projekteerimise jõuame, siis on suur hüppe üles. Siis kui tulevad esimesed hinnapakkumised, on järgmine hüppe ja lõpphind. Koos kõigi ettenägematute töödega on hoopis midagi muud. Keskmiselt on sellised projektid Euroopas maksnud 2 miljardit kuni 2,5 100 kilomeetri kohta. Meil on 700 kilomeetrit raudteed Baltikumis. Mina julge ennustada, et see läheb maksma 15 miljardit eurot, aga see läheb kindlasti palju rohkem kui 5 või 6, kus me täna oleme, kindlasti ka üle 10. Ja kuna me ehitame seda Euroopa Liidu raha eest läbi 3 erineva Euroopa Liidu eelarveperioodi, siis on peaaegu kindel, et igal eelarveperioodil muutub Euroopa Liidu makse suurus ja meie oma osalus. Suure tõenäosusega me maksame kinni pool kogu sellest projekti lõppmaksumusest. Kui sa tahad sellel teemal kaasa rääkida, kui sa tahad Eesti maalasena nende asjade üle otsustada, mille eest meie lapsed ja lapselapsed meie võetud pangalaenu maksavad, siis tule Vabaduse väljakule 22. aprillil kell 12. Kohtumiseni!